Ja nüüd värvimise jaoks mul on siin võetud 2 purki. Ma panin mõlemasse praegu nagu sooja vett, et siis toimub see asi paremini. Et tuleb värv rohkem siit lahti. Ma olen võtnud nüüd kõige tumedamad lilled, mis siis on olemas mul siin kodus praegu. Ja ma lõikan siit ribad siia selle sooja vee sisse. Ja siis kohe näeme, et kas hakkab värvi andma. Et mõni krepppaber annab kohe väga hästi värvi. Mõni väga ei taha anda, kui ma näen, et ta midagi ikkagi juba teeb. Et kui ma saame õrnalt toonida seda heledat lillat, et siis ma olen ikka väga rahul. Ja sa kodus saad ka katsetada, et kui sul on kreppapääri jääke tekkinud selliseid tumedamaid, et siis katsetada nendega. Nii. Ma lõikan natukene veel siia sisse, et tuleks selline tugevam pigment. Ja ma võtan ühe pulgakese, et seda segada. Ja mis ma olen ka edasi sellega teinud on see, et need võib kõik alles jätta. Et ma olen pannud kaane lihtsalt peale ja mul seisab mõni päris pikalt, et temaga midagi ei juhtu. Et ei lähe see vesi roheliseks ega ei teki ka mingit hallitust peale, et püsib päris hästi, et kui sa oled ära tooninud juba endale, et siis võid lihtsalt kaane peale, et igaks juhuks võib ikka jälgida, aga nendega, mis mina olen teinud, ei ole nagu midagi juhtunud. Ma vaatan, et siia pulga külge jääb ka ikka selline natuke roosakas toon, et loodame, et ta ikka annab rohkem lillat kui roosat, sest punasega on küll tulnud täiesti roosa. Et mis oli täitsa üllatus minu jaoks, et ma arvasin, et ta ikka annab mingit punakat tooni, aga tuli ikka täiesti roosa ja siit seda värvi ikka jagub nagu näha, siis on täitsa lillakas juba. Ja nüüd selle jaoks, et kõik oleks ühtlasem, ma soovitan sul võtta alla näiteks mingi kile, ma vaatan, et mul on siin kohe käe pärast on fooliumit. Fooliumit tasub sul ka käside nurgas hoida, sest sellest on hea, nagu selliseid penoplastist palle ei ole leida, siis fooliumist saab teha igasuguseid palle. Vast piisab. Ja selleks, et üleminek tuleks sujuvam, siis võib selle kreppapääri peaaegu täies ulatuses täitsa märjaks teha. Et siit võite üleliigset vett natukene ära pigistada. Nii. Et see osa siis on nagu täiesti läbimärg, et siit otsast jäi praegu kuivaks. Kui sa tahad näiteks 2 värviga teha näiteks tulpe, siis võtad valge paberi ja siis ühelt poolt teed näiteks rohekaks ja teiselt poolt siis näiteks lillakaks. Ja katsetame siis, kuidas see siia peale jääb. Pistan ainult natukene sisse. Ja nagu näha, siis ta juba liigub allapoole, et tekitab sellise ülemineku. Näed. Ja see tuleb ikka väga ilus. Et annab ikka pigem lillakat tooni. Väga hea. Ja siis võib jätta nüüd kuivama. Nüüd olenevalt sellest, kui palju sa seda üleminekut tahad või toonida, võib-olla sa tahad ainult ülevalt äärest, siis võid teha ka ainult selle otsa siit, mitte poolenisti või 3/4 on ju märjaks. Teen seda natuke kuivamaks. Selle vahel ka tunned, ainult pistan natukene seda sisse, et ainult nüüd otsakene tuleb, et siis ta rohkem edasi ei lähe siit. Võid hoida ka niimoodi püstipidi, et siis osad kohad jooksevad siis alla, et ta ei ole nagu väga ühtlaselt, vaid nagu selle roosal oli näha, et mõnes kohast on nagu allapoole jooksnud, võime jätta selle niimoodi püstipidi kuivama. Ja ma teen siis need lõpuni.
nüüd meil on kõik toonitud, ma tõmban nad siit lahti, et kui sul kuskilt vesi jookseb, siis võid teda allapoole nendeks tõmmata või siis kuivemaks pigistada, võid teda siit altpoolt ka nagu natukene venitada, et oleks selline ühtlasema pikkusega. Siis on parem lõigata ka. See on nüüd see, mis ma natukene ainult torkasin. Et siit on näha praegu, et näpuga siit ühtlasemaks, et tekib väga selline ainult lühikene. Mulle meeldib see pikem rohkem. Ja võib siis need jätta kuivama. Teha nad ühe korraga valmis ja siis jätta kuivama. Teine variant on kasutada füüni. Ma tean, et osad kuivatavad ka füüniga ära. Et siis ei pea kaua aega ootama. Kus see mulle mahub. Et vahepeal ma olen ka siia käsitöötuppa, mul on üks laualamp, et laualambi kohal olen pannud siis või laualambi külge olen pannud kuivama. Või siis ka õue viia korraks nööri peale näiteks. Ja ma panen need ära ja need jäävad siis nüüd kuivama.